Kristina, alustame täna natuke teistmoodi meie tööpäeva ja kuna sa oled meie kollektiivis ainuke, kes kohvi ei joo, siis lähme vaatama, kes meie peaaegu naabrid suudavad sind ümber veenda. See oli fake. See ei täiega fake. Nii, tere! Tere! Mul on siin üks kolleeg, kes imekombel kohvi ei joo, aga ma tean, et teie juures saab väga head kohvid ja meil on siin challenge, kas te suudate kuidagi ta ümber veenda? No teeme proovi. Teeme proovi. Me oleme Eesti kõige uuem röstikoda. Oleme avanud umbes 2 kuud tagasi. Ja ise me elasime tegelikult 10 aastat Eestist eemal ja oleme 15 aastat kohviga töötanud ja nüüd oleme siis Eestis. Ja otsustasime, et tahame Eesti rahvale ka pakkuda väga head kohvi. Kas sa teadsid tegelikult, mis jook varem oli hommikusöögi kõrvale valiti enne kui kohvi oli populaarne? Tee? Õlu. Õlu? No nii, tee proovi. Oh my god, see on nii hirmus. Okei, nii. See ei olegi nii mõru, kui ma mäletasin, et see on. No näed. See on päris mõnus, jah? See pole lihtsalt õiget kohvi saanud. See on tõesti hea. Aga kas sa muideks teadsid, ma jõudsin ka mingeid kohvifakte uurida, et näiteks piima lisamine kohvile vähendab kofeiini toimet. Nii et kui sa tahad seda kofeiinilaksu ikkagi kätte saada, siis ei tasu piima lisada. Aga samas näiteks kohvi jahtub 20% aeglasemalt, kui sa paned koort sisse, kui tavaline must kohvi. Aeglasemalt? Aeglasemalt. Mis sa arvad, kus kõige rohkem kohvi tarbitakse? Kus riigis? Mingi Hiinas? Ei. Aasias kuskil? Soomes. On mu nägu maitsenud või? Ütleme nii, et ma olen üpris pirtsakas toidu suhtes, nii et kui ma ütlen selle kohta juba, et see on nagu selles mõttes hea ja ma nagu selles mõttes suudan seda juua, siis see tõesti nagu päriselt on väga hea. Siin saab näiteks kookospiimaga võtta erinevate taimsete piimadega, et igal juhul väga bueno. Nii et kes töötavad siin Masina tänava Sikupilli läheduses, siis Paper Mills. Ja kes näiteks kohvi ei taha, tuleb värskete saiade järgi. Siin tehakse kõik ise. Käsitsi tulevad ahjust välja, sellepärast siin liha lõhn ongi, et igal juhul tasub tulla. Laura nüüd tegi mulle challenge'i, proovis mind saada kohvi jooma, me saaks lõunapausidel koos kohvitamas käia. Aga kui teil on mingi hea challenge'i idee, mida ma Laurale teha võiks, mis seostub tööpäevaga, tööeluga, töömaailmaga, siis andke kindlasti kommentaarides sellest teada. Jee! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.